Viljar Villiste on maailma ratastoolitennise edetabelis käinud ära 97. edetabeli kohal. Tema treeningpartneri Mait Mätase parim koht on 120. Mait on värske Eesti meister, Viljar 5-kordne Maarjamaa parim. Viljar alustas ratastoolitennisega 2011. aastal ning on enda treeningute kõrvalt hoolitsenud ka selle eest, et ala kandepinda Eestis laiendada. Kui mina alustasin, siis polnud veel ühtegi mängijat. Et me alustasime, Mait oli ka ja paar mängijat on veel, kellega me koos, arvan, selline 6 inimest oli, kellega me alustasime. Ja tänaseks on neid umbes 15 äkki või 20 sinna kanti. Aga selliseid, kes võistlustel käivad, selliseid on 4 välisvõistlustel. Ja harrastajaid on tulnud päris palju juurde. Ja kui siis oli meil ainult Tallinnas võimalus mängida, siis nüüd on võimalik mängida nii Pärnus, Tartus kui ka Rakveres. Et treeningud on üle Eesti. 2015. aastal hakkas Viljar püüdma pääsuga Rio de Janeiro paraolümpiale, kuid sai mõne aja möödudes aru, et katsumus käib üle jõu. Mida tugevamad on võistlused, seda tervemad sportlased teiselt poolt võrku vastu vaatavad. Kasuks tuleb ka varasem kokkupuude tennisega. Viljar polnud enne aastal 2008 juhtunud tööõnnetust varem tennisetrennis käinud. Argentiinlasest maailma esireket Gustavo Fernandez jäi halvatuks juba oma 18. elukuul ning hakkas ratastoolitennise trennis käima 6. Ratastoolitennise sünniks peetakse 1976. aastat. Enim suures lämmi tiitleid, tervelt 27, on meestest praegusel maailma teisel reketil jaapanlasel Shingo Kuniedal. Naiste seas võimutseb täielikult Hollandi koolkond. Tänaseks karjääri lõpetanud Ester Vergeeril on üksikmängus lämmivõite 39. Jaa. Aga Viljar räägi, kas siuke reegel ikkagi on, et kui siuke väiksema puudega inimene tahab püsti tõusta tooli pealt, et siis on ikka punkt läbi või? Jaa, sellepärast on rihmad ka kinni tegelikult. Et kaoks ära see petmine sees. On küll tüüpe, kes tahab püsti tõusta, kes tahab jalaga pidurdada siit sala ja vaikselt, kelle jalg töötab õnneks. Neid tüüpe on küll, jah. Et pannakse jalapidur peale? Jaa, et sul lähed kuskil liiga kiiresti, aga käed on juba mingid tööd täis, vaata. See ei saa pidama, paneb jala maha, aga Liia väljakul jääb kohe vahele, kui kohtunik on. Siis jääb jutti järgi. Aga mõnedel on ka see vahe nii väikene, et sa surud selle pleki, mis sul on juba. Või kand ongi nii lähedal juba. Põhimõtteliselt. Mida, ütleme siis, kui mina suudan püsti tõusta, mida vähem ma rihma kinni panen, siis peab sellis on, siis ma saan siit natuke ennast. Jah. Prantsusmaal üks aasta viitasid jupp aega, see ütles, mul on rihmad kinni, aga see ka nagu niiviisi nagu Opitas, jah. Jätad lõdvemalt lahti ja siis sa saad seal liigust ennast nii palju, kui tahad tegelikult. Selleks, et ratastoolitennisest paremini sotti saada, proovin ka ise järele, kuidas selle tooliga siis liikuda on. Viljar, millest ma peaks alustama? Ma olen võib-olla tooliga kuskil väga varases nooruses kuskil saanud sõita, aga rohkem mitte. Lõbu pärast, lõbusõitu teinud. Et on see, et kui ma kiiresti ära spurtida koha pealt, siis ei saa jääda sirge sellega seda tegema, vaid tuleb minna ette ja see tõuge tuleb teha võimalikult pikk ja võimalikult alla välja, et see oleks nagu selline sügav ja tugev tõuge. Teeme sinna jooneni ja tagasi. Võidu. Oled valmis läks? Ma jään ikka kõvasti maha. Ja tule tagasi ka nii ruttu saad. Sa pead 10 asjale korraga mõtlema. Käed on tööd täis, ütle pidi. Väga hea. Ratastoolitennises ongi see, et kui sul pall peale tuleb, siis see raske osa ongi see, et sa pead eest ära saama pallit, et sul siit ei saa lüüa, vaata, siit ei saa lüüa. Siit ka ei saa, kui tuleb. Peab eest ära tõmba pallit. Nii kaugel. Minu esimesest katsetusest ratastoolitennisega erilisi tipphetki näidata pole.
Küll aga tuli see oluliselt paremini välja Eesti Fed Cupi naiskonna kaptenil Märten Tamlal, kes samuti esimest korda istudes tennist proovis mängida. Proovin kätte lüüa alguses. Vähemalt näe. Reketi tunnetus on väga hea. Ei ole midagi. Nii tuleb uus. Mis see Viljar ütleb, on Märtinil potentsiaali? Kindlasti, jah. Kindlasti ainult liikuma õppida ja reket juba teab, mida teeb. See on eelis jah, sest seda mul juba just, et nüüd on vaja ainult liikuma õppida ja ma arvan, aasta ajaga oled juba tops ajas, ma arvan. Ratastoolitennist eristab tavatennisest vaid 2 reeglit. Seda mängitakse ratastoolis ning pall võib teha 2 põrget, kusjuures teine põrge võib toimuda ka piiridest väljaspool. Kuidas aga erineb sportratastool tavatoolist, saame kohe teada. Mis siin erinevad ongi? Kõige suurem erinevus ja kõigil kohe silma paistab on see, et tavalise tooli rattad on otse ja need rattad on kalde all. Annab kiirema keeramise, ega muidu tool ise kiirem ei ole, see keeramine, sul pöördemoment on. Et kui sellega lähed nüüd hoog sisse ja tahad keerata, siis kõigepealt see ratas lohiseb sul paar meetrit enne, kui tool keerama hakkab. Kui sellega lähed hooga ja võtad ratast kinni, siis ta keerab sul kohe automaatselt. Et see jõuhõlg on hoopis teine. Kui võtame tagant siin on siis, kui siin selle tooliga nüüd kiiresti spordid, siis ta käid kohe üle sellega, lähed siia selja peale, et selle jaoks on sporttoolil on selline tagaratas see tagasi. Et siis, kui sa lükkad, siis sa ei käi sellega üle, ei kuku sellile maa. Ja mis siin veel on siis? Rihmad, mida siin ei ole, sporttoolis me oleme kõvasti kinni tõmmatud, et välja ei kukuks. Kõik jalad ja asjad on kinni. Väga suurt erinevus pole, hinnavahe on ka muidugi 2-korne. See tool on 2 korda kallim kui sporttool. Sporttool nii kallis pole. Mis need summad on siis? Selle tooli hind on 5000 eurot ja selle ma nüüd sain 2500-ga. Muidugi on ka sporttoole, mis maksavad 8000, nii et selles mõttes leiab ikka kallimaid toole ka. Päris tennises me näeme kukkumisi kõvasti. Kas ratastooli tennises tuleb ka ette? Ka ikka midagi. Ma arvan, iga turniir. Aga seal on ka sellised teatud inimesed, kellele meeldib kukkuda, eks nad otsivad tähelepanu sellega, et mina näiteks iga palli peale nagu surmavalt ei jookse, nagu, et kuskil on vaja kuskil elektrikapi otsa sõita, paar venda ikkagi panevad igale pallile järgi vastu aedsed sõidavad ja juba tahavad sellega kergelt tähelepanu saada minu eest.